No tere taas. Sattus siis minu kätte selline huvitav rull nagu Metanium DC 71 AG vasaku käe kerimisega siis kiire ülekandega 8.3 Jaapani mudel. Mis on tema siis eripära? Eripära on see, et ta on klassikalisest nii-öelda 100 suurusest natukene väiksema pooliga, kergem, 180 grammi. Üldiselt hinnaklass on tal siuke 450-500 eurot. Klassikaline reguleerimine on siis siin nailon, fluorokarboon ja Bright siis saab ise vastavalt valida, et kui nööriga püütaks, siis nööriga. Siin on siis mõned piduri astmed, 4 astet, miinimum ja maksimum ja vahepeale siis saab nagu reguleerida siin seda pidurdusjõudu. DC versioon siis on siis samamoodi, toodab siis viskega või laeb siis oma mingit moodulit, millega siis pidurdab pooli kiirust automaatselt. Samamoodi vabajooksu reguleerimisnupp, sidur, pidur. Miinus on muidugi nii kalli rulli puhul see, et minu endal on 2020 või 21, ei mäleta Metanium, et tal ei ole siduriklikki peal. Tal ei ole siduriklikki. Aga selle me siia peale täna panemegi, et sellepärast see rull minuni jõudis, et on võimalik teatud rulle tuunida ja neile panna peale siduriklikid. Et installime siia peale, siis see rull on juba põhimõtteliselt saab täpsemini reguleerida siis sidurit-pidurit, kui on kala otsas. Et vaatame, mis välja tuleb, et vaatame, mis siin rullil ka sees on. Et vaatame siis lähemalt, et mis siin nagu rulli seespool või mis need rulli eripärad on, siis plussid võrreldes siin odavamate multirullidega muidugi tihendid, et siis võlli otstes on siin üks tihend, teine kummi tihend ja ka teisel pool. See on ikka selleks, et poolil sees on nagu näha, siin on mõned avad, kus siis nööriga saab see vesi siis ja nagu rulli sisse kipub tulema minema. Et siis need tihendid kaitsevad seda, et seda vett siia pooli nööriga ei kanna seda vett siis nagu rulli sisse, et need tihendid peaksid siis seda kaitsma. Vaatame siis, mis siin rulli kaane all on, et kaane all siis on siin siis ikka puks, mis siis nõellaagri peal jooksutab. Rullil on 10+1 laagrit. Nii, ja siin on siis peahammasratas, mis on ka natukene kerge nagu miinus, et seda viga ei ole veel ära parandatud, et tal on ikkagi see peahammasratas, see ei ole pronksist, vaid on ikkagi alumiiniumist ja pinni on siis pronksist, mis on nagu kõigil, et see on siis nagu kas ta nüüd täis pronks on, aga ühesõnaga veidi tugevamast materjalist. Ja nad koos siis ütlevad, et hakkab pika peal häält tegema. Ja mis minu kogemus on, et mis ma olen siin Metaniumit näinud, mis on merevees käinud ja mis alumiiniumi ja soolaga juhtub. Hakkab oksudeeruma ja siis need samused hambad siin hakkavad ära oksudeeruma ja siis hakkab neid hambaid nagu sööma. Et enda mudelil sain vahetada siis vanemal
metaaniumil pronksist hammasratta vastu, et seda probleemi enam ei esine. Nii, aga ühesõnaga vaatame, proovime siis siia selle installida siia sisse siis selle nii-öelda sidurikärri. Aga enne veel vaatame, mis siin veel on siis näha, et samamoodi pool jookseb siis siin laagri peal. Et see on siis, et ei hakkaks rulli siis enne tihendus kaitseb ära, et siis sellele samale puksile siin ei tuleks seda, vesi ei läheks sisse. Nii, siin ei ole midagi, siis on see automaatne tõukur, ehk siis see, mis peaks siis seda lükkama ja avama siis pooli peavõll laagri peal. Kõik paistab ilus, tore. See liini väljajookse liin, väga mõnus suur avar, ehk siis paistab, et see rull on okei. Just ütleme nii, et kohad sigitamine, siuksed topshodiga, kus ta päev nöörin peale ja siukesteks töödeks ideaalne rull. Akstraag on 5 kilo, seda ei tasu vaadata, see haug võrreldes siin kuskil idamaades või kuskil suuremad kalad, mis siin võivad seda rulli jooksutada, ei anna kindlasti võrreldagi meie mingi hariliku haugiga, kelle sööstud on lühikesed ja auk väsib kiirelt, et see 5 kilo on täiesti okei. Siuke 10 kiloste kalade väsitamiseks ka. Okei, paneme siis selle kärri peale ja vaatame, mis sealt ta tegema hakkab. Nii, nüüd on kärr siia sisse installitud. Ja pidurdades peaks koormusega seda häält tegema. No vaatame, paneme rulli kokku ja siis vaatame, kas toimib. Nii, rull on nüüd taas kokku pandud. Ja vaatame, praegult on sidur miinimum peal. Ütleme nii, et päris hea hääl on, et võrreldes siin mõne odavama rulliga või ütleme, et klikked, päris hea. Vaatame, keerame siduri koormust peale, kala otsa ja väga hea. Keerame juurde, veel jõudu juurde ja nüüd on juba raske, nüüd on juba koll. Okei, ühesõnaga, kes soovib ka endale samasugust klikkerit või ütleme nii siduri kärri peale, siis küsige pakkumist, kirjutage mulle. Sellepärast, et igale margile ja mudelile kindlasti ei pruugi see siduri kärr saadaval olla, aga küsi, et vaatame, kas saan sind aidata, aga seniks järgmise korrani.